pealelõunat, härra minister, lugupeetud daamid ja härrad. Ma räägin teile ühe loo. See lugu on Saku lugu kitsamalt, aga laiemalt toiduainetööstuse lugu. Selles loos on kaks peategelast. Need on inimesed ja need on masinad. Kõigepealt me oleme täna tegutsemas keskkonnas, mida võib nimetada töövõtja turuks. Meil on suhteliselt suur puudus kvaliteetsetest inimestest, kvaliteetsetest kompetentsidest ja me oleme ettevõtjatena üsna hädas. Siin võib arutada, spekuleerida põhjuste üle, miks see nii on. Teame kõik, et umbes 50 000 inimest töötab kuskil mujal kui Eestis. Lisaks on nad tarbijatena muidugi turult ära. Me teame seda, et kompetentsid mõnikord jätavad soovida ja nii edasi, nii edasi. Probleeme on palju, probleeme on erinevaid. Aga turul püsimiseks konkurents sunnib tagant ja selleks on vaja tööd teha, lahendusi leida. Nüüd, ettevõttele vajalikud kompetentsid on muutumas üha enam unikaalsemaks. Ettevõtted spetsialiseeruvad, ettevõtted vajavad väga kitsast, väga fokusseeritud oskusteavet oma toodete tootmiseks, oma teenuste pakkumiseks. Ja võin siin kohe mõned näited tuua, et näiteks sellel aastal me avasime 2 uut liini ja ma pean ütlema, et nende liinide käivitamiseks vajalikud inimesed, nad on turul olemas ja need oskused on ka olemas, aga need kompetentsid on nii spetsiifilised ja nendel inimestel on töö olemas. Ja kui ma tahan nagu päriselt saada endale turul parimat inimest, siis ma pean ta kuskilt mujalt ära võtma, kuskilt teisest ettevõttest. Ja see vallandub omakorda sellise efektiga, nagu mäletate vanasti 90-ndatel Õismäel olid kõik mersud ilma klaasipuhastajateta, sellest kellegil varastati ära ja see pidi nagu asemele varastama. Aga see ei ole loogiline, see pole loomulik, et parem on ehk nagu leida neid võimalusi, kuidas siis inimesi harida. Nüüd tuleme korraks inimeste juurest, lähme natuke eemale ja ma tahaksin rääkida tehnoloogiast. Toiduainetööstus, joogitööstus on küllaltki ressursimahukas. Seal ei ole võimalik luua tooteid ilma inimeseta, aga ka ilma tehnoloogiat. On ju meil rida sektorid, rida valdkondi, kus siin on selle asjaga, mis siin oli, Tiit ütles, Otsmiku Sagaraga on võimalik nagu ära teha 90% lisaväärtustest. Meie äris päris nii kergelt ei saa. Me peame nagu asju liigutama, nuppe vajutama, kaupa ühest kohast teise viima ja nii edasi, nii edasi. Ja selleks on meil abiks tehnoloogia. Tehnoloogia areng on olnud viimase 20 aasta jooksul väga-väga kiire. Tehnoloogia on muutunud kättesaadavaks. Põhimõtteliselt, kui täna on hea äriplaan, kui on selge nõudlus turul, siis me võime minna ja osta ükskõik millise masina, et teha täpselt seda toodet, mida vaja on. Loomulikult Eestis see natukene on keerulisem, sellepärast et meil on nagu mahuprobleem siin kodumaisel turul müüa, aga põhimõtteliselt tehnoloogia on olemas. Nüüd, ma lasin täna siia tulles mõned muljetavaldavad, huvitavad numbrid oma kolleegidel välja võtta, mis seda tehnoloogia arengut viimastel aastatel, viimasel 20 aastal hästi kirjeldab. Me oleme nii harjunud oma tooteid ja tööd nii tegema, et vahest ei mõtle, milline on olnud progress tööstuses. Et täna 20 aastat tagasi töötas meil 4 korda rohkem inimesi, kes tegid 4 korda vähem jooke. Tootlikkuse tõus 16 korda. Täna 20 aastat tagasi me kulutasime ühe õlle valmistamiseks 2,5 korda rohkem vett. Täna 20 aastat tagasi me kulutasime ühe õlle valmistamiseks 2,5 korda rohkem energiat. Ja nii edasi. Näiteks kääritamise protsess õlle valmistamise üks põhielement. Aastakümned tagasi see kestis terve kuu. Täna on moodsa tehnoloogiaga võimalik teha kvaliteetne õlu valmis 5 päevaga. Nii et tehnoloogias on toimunud nagu märkimisväärne areng ja selles osas on nagu kõik hästi. Aga tehnoloogia
nagu öeldud, siia Eestisse toomiseks on vaja rohkem kui ainult ka turumahtu. Saku õlletehas müüb ekspordiks umbes 50% oma aastatoodangust. 50%. Meie ekspordikõver liigub väga ilusas graafikus, aga ma ei taha mitte sellest rääkida, vaid et tahaksin nagu ühe mõtte lauale tuua, et miks meie emaettevõte on investeerinud Eestisse viimase 5 aasta jooksul umbes 15 miljonit eurot ja kogu toiduainetööstusesse Sirje teab umbes, kui palju 5 aasta jooksul on investeeritud pärast, võite küsida ta käest. Need numbrid on märkimisväärsed. See tähendab, et Eestis on midagi, mis siin töötab, mis toimub, mis toimib ja mis imponeerib investoritele. Ja need 3 asja, need on tegelikult, me ju kõik teame, see on siis sobilik infrastruktuur, sobivad inimesed, sobiv majanduskeskkond. Ma pean kõigepealt, ütleme, rääkides majanduskeskkonnast, siis ma ei saa ütlemata jätta, et viimaste päevade arengud häirivad, puudutavad mind kui ettevõtjat, sest me tegelikult oleme harjunud ja nautinud suhteliselt stabiilset keskkonda. Ma jätan selle majanduskriisi nagu diskussioonis siit välja. Meil on olnud suhteliselt stabiilne keskkond ja meie partneritele välismaal on see meeldinud. Nad on usaldanud meid. Ja lisaks majanduskeskkonnale nad on usaldanud sellepärast meid, et meil on väga kõrge töökultuur Eestis tervikuna. Nad ütlevad, et te olete Skandinaavia, te olete haritud, aga natuke odavam. Nüüd tuleme tagasi inimeste juurde. Inimesi on vähem, tehnoloogia on olemas, me oleme investeerinud, meil on kallid masinad, teevad väga efektiivselt tööd. Meie uus pakendusliin, mille me jaanuaris juurutasime, mis laseb seal niimoodi, pudeleid paneb kasti, ta teeb ära 15 minutiga ühe inimese päevatöö. Üksinda see pakendusliin on efektiivne, et meil on nagu üks mure kaelast ära, et me ei pea enam nii palju hooajalisi töötajaid värbama ja me saame keskenduda oma põhitöötajatele. Ehk siis tegelikult justkui tehnoloogias investeering on hea, et inimesi on vähem ja masinad teevad töö ära, aga tegelikult olukord nii mustvalge ei ole, sest tehnoloogia ei tööta ilma inimesteta, ilma kvalifitseeritud kaadrita. Seal on vaja inimesi, kes oskab nendest masinatest välja võtta maksimumi, et masinad oleks efektiivsed ja päeva lõpus aga konkurentsis püsiksid oma efektiivsuse ja tootlikkusega. Parem tehnoloogia tähendab kallimaid inimesi, eks ole, ja nendesse inimestesse on vaja investeerida. Nüüd, meil on olnud juttu palju kogu riigis, aga ka täna siin talentidest, kas need talendid nagu koju tuua ja kuidas üldse. Ma tahaks küsida, et kuidas me saame aru, kuidas me mõtestame lahti talenti. Talent on ju, mina ei tea, minu vaimu silmas keegi ütleb talent, see on niisugune triiksärgiga kutt, kellel on nagu hea selline inglise keel või kihvt tüdruk, niisugune jutukas, noor, energiline, tegutseb. Aga me oleme ettevõttes kulutanud aega palju mõtisklemaks, kes on meie talendid ja kas me peame neid tingimata koju tooma. Äkki me peaksime ise mõned talendid välja kasvatama. Ja see on suund, mida me oma ettevõttes ja tegelikult kõikides meie ettevõtetes oleme omal moel proovinud rakendada ja juurutada. Meil on tööl väga palju häid inimesi ja mina arvan, et meie juhtide üks ülesanne on leida need inimesed ülesse ja panna nad nagu tegema õigeid asju, leida nendele vääriline rakendus. Ma toon mõne näite, et kes tootmisega rohkem on kursis, teab, mis on Kaizen, mis on lead-programmid, mis siis põhimõtteliselt oma olemuselt on sellised efektiivsusele suunatud programmid, kus töötajad saavad ise nagu sõna sekka öelda. Eelmisel aastal 41 Kaizen projekti ideest juurutasime 2 ideed, need mõlemad ideed kokku tõid ettevõttele kasu 20 000 € ja need töötajad said preemiat 20% selle saavutatava kasu mahust. Et olgu see üks väike näide, kuidas nagu ettevõttes sees neid inimesi, neid talente üles otsida ja neid rakendada. Aga nüüd, kui asjale lõpupoole liikuda, siis ma arvan, et ei ole võimalik siin ühest vastust anda, et kas investeerida
inimestesse või investeerida tehnoloogiasse, üks ei saa hakkama ilma teiseta ja kuigi tehnoloogia vähendab vajalike töökäte arvu, vajab see teistpidi selgelt lisakompetentse. Investeerimine inimestesse kasvatab ettevõtte väärtust, täpselt nii nagu tehnoloogiasse investeerimine. Meie tänane probleem Eestis või see ei ole mingi probleem, see on meile teada fakt, et meie tootlikkus on suhteliselt madal. Me ettevõtjatena oleme need, kes tootlikkust peavad kasvatama ja investeerides nii inimestesse kui tehnoloogiasse loob konkurentsieelise. Konkurentsieelist on meil vaja ja uskuge mind, see pool toodangust, mis me täna ekspordiks läheb sellepärast, et me oleme suutnud paremini konkureerida teiste oma grupi ettevõtetega, kes samamoodi tahavad saada investeeringuid või kes samamoodi on lubanud omanikele teha paremaid tooteid. Me oleme olnud nendes miskis osas parem. Ja ma arvan, et üks väga oluline mõtteviis, mida ma ise tajun ja mida me proovime ka oma ettevõttes kultiveerida, on see, et täna tööl käimise või töö tähendus ajas on väga palju muutunud. Kui varem käisime tööl konkreetse hüve pärast, siis täna inimesed vaatavad natuke rohkem aspekte kui lihtsalt töötasu, kui lihtsalt materiaalne hüve. Märksõnad olgu siin ettevõtte töökeskkond, töökorraldus, organisatsioon tervikuna, nad peavad toetama inimeste, töötajate ja ka nende talentide püsimist ettevõttes, et kokkuvõttes uut väärtust luua. Ma arvan, et inimesed hindavad senisest rohkem paindlikkust töökorralduses, millest täna siin ka väga hästi juttu oli. Nad hindavad häid suhteid ettevõtte siseselt, ettevõtte väliselt. Inimesed mõtestavad oma töö rohkem lahti ja ma lõpetaksingi siin selle mõttega, et mõelgem selle peale, kuidas meie töötajad oma tööd täna tajuvad, kas me ettevõtjatena saame midagi selles osas paremaks teha ja muuta. Aitäh, tänan teid!